Selline kohalik väike gym. See on üliväike, aga siin on lihtsalt kõik asjad olemas, mida vaja. Ainuke halb asi on vahel see, et kui see toob keegi veel, siis on perses. Sellepärast siin ei ole väga ruumi midagi teha. Träkkest! Tere tulemast tagasi minu YouTube'i kanalile. Aeg on järjekordseks videopäevikuks. Seekord ma mõtlesin, et ma teen selle videopäeviku ühe tööpäeva kohta. Ja ma proovin tööpäeva jooksul siis nii palju filmida kui võimalik ja ka rääkida, et mis erinevaid töid me siis siin teeme järjekordselt. Et aga kuna farmis on niimoodi, et kui me hommikul tööle läheme, siis suht tihti on nii, et me ei tea, mida me tegema hakkame. Vahepeal oli alati esimeseks tööks lehmade söötmine, aga kuna siin on üsna tihti vihma sadanud, siis praegu kasvab söök neil põllu peal ja me ei pea neile lisasööki andma. Et vaatame, mis siis tööpäev toob. Täna on minu arvates väga mõnus töö tegemisilm, päike ei paista, lubab kuni 27 kraadi, mõnus tuul on. Mulle üldse ei meeldi tegelikult see kuum ilm. No kui saab kuskil basseini ääres tiksuda või mere ääres olla, siis see kuum on mõnus, aga kui peab mingit rasket füüsilist tööd tegema, siis see ei ole väga mõnus. Väike plaanide muutus juba. Peame ikkagi viima vasikatele heina. See on siis heinatreiler. Ma olen eelmistes videodes ka näidanud, et me anname sellega loomadele heina. Et põhimõtteliselt see osa siin lükkab siis seda heinapalli siit treileri pealt maha ja siis see raam siin peaks siis selle heinapalli niimoodi ilusti nagu laiali lõhkuma. Ja Tauris paneb loaderiga selle heinapalli siia treileri peale. Siin on 6 nööri tavaliselt ümber selle, siis need lõikame ära ja siis selle asjaga lükkame selle heinapalli maha ja samal ajal kogu aeg jooksud sõidad niimoodi, et see hein kukub niimoodi. Kuna see karjamaa on suht suur, siis me tulime siia kõige tagumisse otsa ja kutsume neid heinaga tagasi sinna, kus me neid söödame. Heinapallinöörid kogume me kõik kokku, mitte ei viska iga kord prügikasti. Ja paneme siia kottidesse ja siis need viiakse tagasi sinna, kus tehakse uued nöörid neist. Järgmine plaanide muutus. Nüüd me lähme lehmaaedikutesse ja peame sealt siis ühe silotorni välja tõstma. Ma räägin, siin ei tea kunagi, mis järgmiseks ülesandeks on. Et kogu aeg need tööd muutuvad või tööde järjekord muutub, et
et nüüd nüüd lähme teeme hoopis seda ja siis lähme teeme hoopis seda ja selles mõttes on väga mõnus sellist tööd teha, sest ei teki nagu mingit rutiini, et kogu aeg on erinevad ülesanded. Peame siis selle silo saama sinna kuskile. Years later. See on suht klassiks, et peab midagi skeemitama ja katsetama, et kuidas see asi töötada võiks või kuidas oleks kõige lihtsam see asi ära teha. Ja siis läheb midagi katki. Ja kuna meie keevitada ei oska, siis meie ei saa neid asju parandada, nii et siis peab boss neid parandama. Ja ma arvan, et ta ei ole väga õnnelik selle üle. Vahetasime kõikidel masinatel õlid ära. Kell on juba 12 saanud ja meil on siis lõunapaus. Ma söön siis mingit nagu pasta moodi toitu seega nädal, kus on suvikõrvits, pasta ja kanafilee ja siis mingi Hiina pärane maitsaine. Tavaliselt me teeme siis pühapäeviti uue nädala lõunasöögid valmis, et ei pea selle peale lõunapausi ajal aega raiskama ja siis õhtusööki teeme jooksvalt, et mille iganes järelaisu on, siis seda sööme. Peame siit kõik selle pasa ära koristama, et saaks siia kunagi uue muru istutada või külvata, mida iganes. Aeg on teiseks fruit breakiks. Me silusime siis kõik selle tulevase muruplatsi siledaks, nii palju kui me saime. Ma loodan, et see sai normaalne, sellepärast kui me seal ise kogu aeg ringi tahtsime, siis tundus me ei teekski midagi, nagu neid juurikaid asju tuleks nagu juurde. Ma loodan, et seda ei suhta tekkis, ma teen siis märgemalt teidi. Kui asi on juba seal maal, et seal nagu päriselt kulu on. Ja kuna me oleme nagu täiesti teises farmi otsas, siis me hakkasime koju sõitma, kell saab kohe 5 ja 17.30 saab tööpäev läbi. Päris kaua aega võtab see ühest farmi otsast teise sõitmine. See on mõnus tunnitöö. Issand, rõõmus sa oled. Siis kui ülemuse vanemad on kodust ära, siis mina pean käima loomi söötma. Koera nimi on Roy ja kassi nimi on Smoothie. Ma ei tea, kas nad Villuga on sõbrad.
kanadele ka natukene värskeid asju. Ops. Ja siin on üks väike tibu, kelle kana ise välja haudus. Tema veel siin elab natukene eraldi teistest. Aga ta on juba päris suur. Ja siis kui esivanemaid kodus elas, saab alati käia mune rottimas. Nois ei pea poest mune ostma. Me jõudsime nüüd koju. Kell on 17.35 ja selline see tööpäev siis oligi. Põhimõtteliselt kõik tööpäevad on meil sellised, et kui meil just mõni asi pooleli ei jää, siis me iga päev teemegi täiesti erinevaid asju ja kunagi ei tea, mida sel päeval tegema hakkame. Aga mis ongi minu arust väga huvitav, sellepärast et ükski päev ei ole täpselt samasugune ja ei teki sellist rutiini, igavust. Isegi kui meil terve päev nii-öelda on rutiinne, et me käime hommikul trennis ja siis töö ja õhtul kohe magama, siis ikkagi tööl on selline vaheldus, et ükski päev ei ole ühesugune. Ma loodan, et sulle meeldis see video, pane kindlasti like ja subscribe, kui sa tahad veel näha tõelist farmi elu Austraalias.